Sel nädalavahetusel šokeeris Lasnamäe elanikke ühe kohaliku inimese postitus, kes leidis siit samast elamurajooni juurest asuvalt Tühermalt, kus inimesed tihti oma loomadega jalutavad, hulgaliselt sardellitükikesi, kuhu sisse oli pistetud väikesed nõelad. Selline leid viitab kahjuks ainult ühele. Taas on liikvel inimene, kes tahab võõraid loomi vigastada. Конечно, жалко животных. Я думаю, это ненормально вообще. Я думаю, это люди с каким-то отклонением делают вообще. Жалко просто, конечно. Я даже не знаю, кто это может так делать. Это вообще бесчеловечные люди. Я считаю, не то, что без любви к животным, а вообще даже бесчеловечно по отношению, потому что животные наши друзья, и мы так любим. У нас у самих есть животные, кошка и собака. И я просто считаю, что этих людей надо наказывать как-то, да, кто может так делать. Ведь есть другие способы, обезопасить как-то, если им не нравится рядом животное пространство. Я не знаю. Сама как владелец собаки, я никогда не одобряю такое. Loomaarstid tunnistavad samuti, et selliseid juhtumeid, kus jõhkardid üritavad loomi avalikus kohas vigastada või mürgitada, kerkib üles iga mõne aja tagant. Seejuures lasub aga looma edasine saatus omanike kätes. Nii nagu kõikide teiste mürkide või ka võõrkehade puhul oleks soovitus mitte hakata kodus ise välja mõtlema või looma igal juhul oksele ajama, paljudel juhtudel võib see saada saatuslikuks. Nii et ega ei ole muud teha, kui kiiresti arsti juurde pöörduda nõu küsides. Ilmtingimata ei ole niimoodi, et mitte midagi teha ei saa. Et ikkagi, kui pöördud arsti juurde, siis meil õnnestub kokku kindlaks määrata, et kui palju neid seal on ja mis suurus ja kujuga, kas ta tuleb toiduga pigem ise välja või saab ta oksendades välja või tuleb lihtsalt välja lõigata, siis selle peaks jätma loomaarstidele otsustada. Pavel toob siinkohal välja, et kuigi avalikus ruumis esineb selliseid mürgitamise juhtumeid harva, siis aina rohkem satub loomi kiirabisse ka omanike hooletuse tõttu. Alles hiljuti vajasid loomade kiirabis päästmist ühe pere 3 koera, kes olid kätte saanud pererahva toidulaualt järele jäänud kondid. Loomad pakuvad igasugused veidrad asjad huvi, et alates rotimürgist, aga kevadisel ajal siin tigude ja sipelgate ja kõikide muude elukate vastu kasutatavad mürgid, et enne kõik ikkagi ettevaatust tuleb pidada oma enda kodus. Ja me peame ka pidama konte ja muid toidust üle jäänud asju selliseks kraamiks, mida loomad ei peaks kätte saama ja ei peaks sööma. Loomapiinajaid, kes avaliku ruumi võõrkehi sisaldavaid lõkse pilluvad, on pea võimatu tabada. Lisaks võivad need olla peidetud inimsilma jaoks täiesti ootamatutesse kohtadesse. Seetõttu ei tohi loomi jalutades kunagi kaotada valvsust, sest just sellele sadistid loodavadki. Jalutage oma koertega kindlasti rihma otsas, ärge laske neil süüa mingisuguseid kahtlaseid asju kuskilt ka loikudest lakkuda, et on ka haigusi palju, mida me ei taha meie loomadele. Ja vabalt õues jalutavate kasside puhul on alati vigastusohud väga suured, nii et tähelepanelik peab oma looma suhtes olema nagu kogu aeg.